No igal juhul on nagu mugavam siin harjutada neid trikke, kui on nagu lumedal. Seal võib ikka kõvasti halvemini juhtuda. Siin on nagu selles suhtes ohutu on see. See on siis külakattel, kunagine katlamaja, mille me oleme renoveerinud endale kooskäimiskohaks vaba aja veetmiseks. Ja see on nüüd värskelt on valmis saanud meil see kevadel see ukseesine siin. Külakaart ja viltmed on kõik nüüd selle kevade töövel. See on päris värske. See on täielikult värske, jah? Jah, et sellepärast siis külakatel. Tere teile kõigile ja kõigepealt ma tahan kõikidele tõesti soovida õnne, et teid on välja valitud selle aasta 2011 küla nominandiks. Te olete üks 15 külast. Kodukandil on tore komme või tore traditsioon, et kui on aastaküla konkurss, kingivad aastakülale mingisuguse kas siis puu või põõsa Nurgatalu puukool ja tema siis sponsoneerib nende toredate kuuskedega. Mul on hea meel teile selle üle anda ja võib-olla siis 50 aasta pärast vaatate, kui pikkaga see kuus on kasvanud. Ja siis te teate, et see on eriline kuus. Palju õnne! Aitäh! Mingi sõna ka peale. Jah, mina panen natukene. Nii. Loitsilvi ei ole midagi siin. Vett oleks vaja minu arust. Raa! Tere siis kõigile veel kord Rahinge külakatlasse, mis viitab natuke endisele nökisele minevikule ja tulevikus sees pulbitsema hakkavale tegevusele ja külast üldse, et meil käivad kokku rohkem kortermajad inimesed. Meie hakkasime 2005 tegutsema. Siis me tegimegi kooskäimise üritusi Järveääres ju. See oli ainukene selline hea koht. Tore on toimetada koos, et kui ühes külas, et ise nägite, mis vahvaid asju nad seal teevad. Kui tulevad mõned inimesed ainult hüppevõistlust vaatama, siis avastavad enda jaoks ka selle küla poole seal. Ja need, kes tulevad nagu külaüritusele, avastavad enda jaoks selle hüppevõistlus. Et võib-olla see on siin see Sellest mõttes hästi tore, et selle lühikese aja jooksul, mis on natukene üle 5 aasta, siis on üks küla suutnud nagu kokku võtta ja saavutada sellise ühise hingamise, et tehakse ühiseid asju ja tehakse täpselt neid asju, mis nagu meeldivad. Ma loodan, et Rahinge külas on juba saanud üks küla, mida saab tuua teistele eeskujuks. Ühistegevus hakkas ja see liitis kõik kokku. Ja siiamaani ta laieneb. Nüüd on alati. Mina arvan, et Rahinge küla on parim kandidaat aastaküla konkursi võitjaks, sellepärast, et nad lihtsalt on nii head naabrid. Planeerimis- ja arendustegevus on tehtud täiesti kaalutletult, silmade säraga ja mõeldes ainult sellele, et kui me nüüd selle asja valmis teeme, siis me võtame järgmise asja, sest siin, see on meie küla, siin on väga hea elada. Siin on selline väga hea õhkkond, kus on võimalik asju teha. Et see on hea koht, mis on hetkel väga heas arengus ja areneb veel vähemalt inertsist 10 aastat väga mõnusalt. Vabariigis ei ole ühtegi ekstreemsportlast ja see ei tea, kus on Rahinge. Me näeme mõlemad. Aga tegelikult vaadake siin üleval on Tallinna maantee.